Okei, ma ei tea, kus mul tripod on. Mul obviously on olnud tripod, sest ma olen filminud, aga vaatame, kuidas see Eesti otsa käib. Nii, ma kohe näitan teile oma Trade House'i hooli ka. Ärkasin. Mul sain eile siukse kile kätte, sest et mul on see kanüül veel käes. Ja siis ma saan sellega ennast pesta. Aga ma näitan teile oma Trade House'i hooli korraks. Oota, ma saan ühe tule veel põlema panna. Jep. Ja ikkagi põhiasjad, mis minu sobib minu juustele, issand maju ei tööta ausalt. Oh my god, sõnad ei tule peast. On Repair, Inebreia Repair. Taban väiksemaks. Inebreia Repair mask. Lihtsalt räägin lihtsalt sõnadega. Ja Repair šampoon ja Vision Care'i kreem ja see sprei. Ja see kreem on ikkagi minu kõige number 1 lokkidele. Ma olen seda nii palju kasutanud. Ma olen 5 tükki juba kasutanud. Ja siis ma sain Trade House'is sellise Sensitive Weightless Serumi, mis tegi mu näo tõesti mõnusaks. Siis ma sain sealt sõmmul klientidele, seda ma kasutan klientidele imestuskreemi. Ja Trade House kinkis mulle veel proovimiseks testrid. Seda ma ei teagi, mis see on ka mingi tester. Ja kuna mu nägu on täis siuke punetav igapidi ja kuivab ja üks see rohi lihtsalt tekitab, siis ma natuke üritan ikka anda talle midagi head. Nagu näha, ma armastan rätikuid. Armastan puidust asju natukene ja rohelist armastan. Ja muidu ma kasutan näol Sotise kreemi, see mulle ka just kingiti. Käisin koolitusel. Huulepalsam. See Vaarika näoseemneõli, seda saab kõige lõpus panna, mulle väga sobivad. Meeldib natuke masseerida, siis ma natuke teen selle kukukesega võib-olla, mis tunne on. Ja mul on kuskil see gua sha. Ja mul endis on tehtud selline kehaõie, mida ma kasutan, siis on meil lõhnaga midagi pandud. Ja tegelikult seda projekti ma olen korraldanud juba viimased sama kaua ma olen haige olnud ja siiamaani kasutan ise. Aga nii katsetabki kõige paremini ühte produkti võib-olla mida luua. Ja siis on meil Andrei Zevakin oma kauni naisega. Ma tundub, et see naine on talle mingid glow-upi teinud, siis see vend näeb veel parem välja. No talle sobib see soeng, sest et enne me ei saanud aru täpselt, mis tal oli seal. No ja Karita on kaunis. Aga ma pean minema pesema. Niimoodi käibki. Ma tahaks väga juuksed pesta. Kusjuures ma olen otsinud neid asju, et kui mul läheb selle kreemi tegemise plaaniks, siis ma olen neid rüüsi otsinud, mida siis kanda, kui päriselt hakata kreemi tootma. Ja see tundub see üks rüüdest, mida ma otsisin. Nii et no vaata, universum viib alati õigesse kohta ja mina jõudsin selle kileni oma haigas käiguga. Nii et let's go and get my hair not oily again. Home sweet home. Minu outfit of the day. Dressid ja väike näeb. Видишь, у тебя есть эта бизнес-жилка сразу. Нет, не пошла. Не пошла. Мешочек наш. Ждем. Спасибо. А как ты ее кушаешь? Натаще, чайную ложку, без горочки. Te prosta... Nii, vererõhk meil langes 97 peale. Nüüd tuleb endale süüa siis saada.
Nii. Viimane kord. Страшно солдатик. Самое страшное. Но тебе нравится, наверное. Опа. Держать? Немножко. Ничего. Ходишь. Давай. Ma olen ikka täiega narksi täis praegu. Aga see... Mul läks see vererõhn nii madalale vahepeal. Või see on sellega rahuga lähebki. Mul on ta madal, siis tuleb veel täitsa madalale. 97 oli. Siis ma tõmbasin oma kartuli sisse. Mõtlen see, et ma see toidu kaasa võtan, see on elu pääst. Sest jälle, kui ma oleks praegu tulnud selle mingi monsteri aju sealt välja, ma oleks otse mingi kebaabile ja mingi liha ära söönud. Ma ütlen see, kui ma ütlen, et ma out of character, siis nii on. No. Aga praegu ma olen veits aeglane ja aju tööta. Aga ma pean nüüd värskes õhus jalutama, et mitte kohe tõelilt takso koju. Ja johe maas praegu. Isegi ei tea, kuhu mina peab. Ma otsustasin lambi starterisse minna. Mu jalad lihtsalt viivad sinna mu praegu. Ma ei mõista midagi. Mida ma siin tegema hakkan, ma ei korra aimu. Siin ei tohi filmida. Okei. Kellelgi hakkas palav või? Kuulge, aga minu tahan nüüd snäkkida. Ma lähen Stockmannisse. Ilus. Valentinipäev tuleb ju. Nii, vaat neid värsket teid ma joon ja ma nägin tüümieni. See peab alati kodus olema ja sidrumeliss on ka. Jee! See on minu kaks kõige tähtsamat teed, mida ma joon. Ma tulingi Stockmannisse, ma ei tea, miks ma hindade üle vingun. Aga täna ma siis võtan suitsutofu. See on hea snäkk. 2,70. Vesi päästab elusid. Filip, ma tunnen, mu aju juba keerab ära, vaata, et ma unistan sellest juustust ja unistan seda panna wrapi vahele ja lihtsalt sulatada panni peal. Praegu lihtsalt unistan sellest, nagu ma ei võtnud. Vaatame, äkki mingi hummus või mingit krõpsusnäkki või midagi, vaatame. Mul hakkab see holy shit, hakkab mul pihta. Vaatame. Ja võt seda unistan seda, et ma panen siia selle juustu vahele ja panni peale lihtsalt tõgin. Ja ma olen seda paar korda teinud. Out of my character. Varsti hakkan seda lihtsalt kasutama, isegi kui ma ei ole. Kuule, see on küll teenivaba, kas maksab mingi 6 euri, siin on mingi 2 tükki sees. Ongi 2 tükki sees. No jah. Okei, no Stockmannis vist pidi arvestama, et ma tulen Stockmannisse. Kõige muidu maksavad 3 millegi, nii et kõige hullem see asi ka ei ole. Mis need on? Muidu ma olen neid söönud. Need on mingi juustuga, ma praegu vist ei tahaks neid tavali. See on mingi... Samas see on lihtsalt maitseaine. See on ikka mingit piimasitta sisse. Teate mis? Vaat see on kallis, aga see on ülihea bränd. maissnäkk, ülipuhas ja siin on tõesti puhtad koostised. Ja siin on mega, siin on hernejahu 95% ja päevalille õli natuke ja meresoola. Ja ma olen neid söönud. Ta ei ole muidugi mingi mega leis, aga ta lihtsalt selle õgimise fullib ära. Väga paljaks ennast siin võtnud, sest et mul on ülevoolavalt palav väga varsti. Ma tahaks seda praegu. Tahaks see sisse hammustada. Sponge cake.
Oi, koukest, tahan koukest. Öko. Saaremaa ökokooke. Ma võtan selle. Ma võtan selle, mis mulle maitseb. Ma tean, mulle selle vegani maitse. Võtan selle. Ma suudan 3 minutit advekaatselt mõelda ja siis, kui ma midagi näen, siis ma flipin ära. Aga vahetul. Nagu see tunne, ei suuda seda tunnet seletada. See ei ole näljatunne, see on nagu fucking crazy oled, lihtsalt mingi halk, lihtsalt seal mingi piist nagu. See lihtsalt nagu tõmbaks tordi endal näkku sisse praegu. Tegelikult samas torti ma ei tea, mis ma tahaks. Koukest. Ma igaks vaatan, äkki siin on gluteenivaba pasta, see on pitsat. I am crazy. Gluten-free pizza. Gluten-free pizza. Pole õnneks. Kui tahate jäätist, siis ostke ainult Ben & Jerryt. Sellepärast, et nemad toetavad Palestiinat ja nad võitlevad, et saada... muide, nad võitlevad välja saada Magnumist. Magnum ei lase neid lahti ju. Nii et jah, toetage Ben & Jerryt. Free Palestine. Siin on mingi vegan, schmigan. Bohemian raspberry. Aha. Vanilla non dairy. Aga see on ikka liiga magus. Mul see heart rate kõredi plahvatab, kui ma sükst asja sööks. Okay. Ma tulin juustu juurde tagasi, aga miks see nii odav on? See maitseb reaalselt nagu mingi... Reaalselt nagu mitte midagi maitseb. Ma tean, et see Violife on ikkagi hea smoked flavor ka. Ja ma arvan, et ma kodus lähen ikkagi hulluks. Ja ma tahan midagi. Nii et ma võtan siis selle... Ja võtan selle ka. Sorry, not sorry. Mis asi see? Damn. Ja kas mul kohukesi on vaja? Mul läks sisu üle juba tegelikult. Okei, ma võtan ühe ikkagi. Mul on kõik süü praegu. Võtsin ühe ära ja siis söön pärast teisega. Mida ma ajan? Ole vait, lähme ära. Jesus Christ, see on mingi eluunistus. Ma tahan siia panna võid ja juustu. Ma tean, mul on mingi juustu teema. I need to get the fuck out of here. Juustu küpis. Vastlakukkel. Mis asi see on? Vastla croissant. Stop it, man. Ham-ham. No, see päästab mind praegu väga. Maitseb küll nagu öko. Ma tellisin sissi ette, siis ma ei pea välja mõtlema, kas ma seisma pean. Hea tisu. Jaa, see tundub, et see ei ole väga suhkrune. Noh, ma ei lugenud muidugi, aga ta ei olnud nagu karumsik. Hello! Nii. Kas meie sussipoiss on valmis? Kas sussid on valmis? Nii, kas me täna istume, Milo? Istu, mine tagasi, istu. Näita, et sa oskad. Ei, mine tagasi, istu.
Teeme. Oleme viisakad. Istu. Okei, see töötab minu. Istu. Ei, töötab minuga. Istu. Töötab minuga. Istu. Istu, Milo. Istu. 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 Yes. Istu. Ootad. Ootad. Ootad, okei, ootame Sabrina ära. Okei, too see tuss siia. Anna siis tuss siia. Nojah, fuck it. Ja. Minu, ma saab aku ka tühjaks, et teeme selle 9-minutilise tiirusuga ära. Värske õhk. Kuule, isane. Milo. Milo. Saad lumega näkku või? Ei nuusuta teiste kust. Ei nuusuta teiste kust. Mulle meeldib, et Milo ei ole mingi hädine lumekartja, et ta ei külmeta väljas, vaata. Ta oli mul suva vend, võib elada siin lume sees. Tal käpad ei külmeta, ta on isane. Mule, see on sita junn, seda me ei söö. Ta ei söögi, ta on tubli poiss. Milo, nüüd sa oled tubli, on ja siis kui me uuesti tuleme, siis sa oled tubli, siis sa tead, et sa ootad. Istu täitsa rahulikult, kuule. Ja sa ei lähe kuskile, sest ma pean su käpapuhtast tegema. Ja rihma ei tohi närida. Nüüd sa ootad. Oota, nüüd me näeme, kui sa oled. Oota. Oota. Nii, pesin selle köögi ära, aga minust ei ole mitte midagi alles enam. Ma pean veel rahku muutma, ma arvan lihtsalt. Ja midagi sööma siis. Aga ma arvan, see verirõhk on väärselt madal praegu. Ma olen siuke masin. Võib-olla rohkem veel. Ma olen suremas. 16, ma pole nii kõrgetanud päris hea. Äkki otsustasin, ma teen pasta. Aga ma panin juba saiad ahju ja ma ei tea ise enam ka, mida ma teen. Ei, ma lihtsalt teen süüa. Ma lõikan siis sibulat. Milo, sa ei söö seda, see kõik on vegan. Seal ei ole midagi päris. See melissi ja tüümeni tee. Pasta ma tegin valmis, aga ma ei taha süüa praegu. Et on veel Netflix ja chill. Miluska. Paneme selle siia peale. Ja. No poja, tuled diivanile või? Ma juba natuke andsin sulle. Et aga juba sa ei tead. Milo, kuule, pakime tänase päeva kokku või? Ma olen nüüd ametlikult jälle out of office. Kõik on otsas alla. Tunnen, et mul on palavik ja mul oli vahepeal nii külm. Ja ma ei ole sööndki, mul oli tekkinud mingi beast moodi. Sõin oma võileivad ära, jõin teed ja lihtsalt on juua kogu aeg, juua. Ja magada. Ma arvan, tänaseks aitab. Võib-olla kui mõde tuleb, siis ikka teen paar klippi. Kell on 5 hommikul ja ma ei suuda magada. Kuigi ma läksin päris vara magama. Ma läksin mingi kell 10, isegi enne 10 läksin magama. Tõmbasin oma melatoniini sisse ja praegu on, kell on 5 vist. Ma ei olnud üldse ma ainult ärplesin seal voodis. Kohe ma läksin varem magama ja kuna on laupäev, siis ma ei peagi mõtlema, ma võin keset päevaga magada, aga keset päeva on kuidagi raske olnud magada. Ma jään nüüd lihtsalt voodisse sellega laupäev, mis on väga halb mõte, aga ma tegin endale hoopis pirni praegu. Ma eile tegin oma küüned korda, sellepärast, et vaatasin Stockmannis, kui ma asju käppisin, et see küüntevärk oli lappes. Aga mul on see viilik ja vaata, mis on 4,5-ga.
ja siis tõmbad 1, 2, 3, 4 ja you're pretty again. mis ma tegin? Panen selle telo siis siia kuidagi. Ma tahtsin teile näidata oma teed, mis ma teen. Tüümian ja sidrumeliss. Võtame sääridega siin niimoodi. Bismillah. Niimoodi. Tükki melissi. Tükki tüümenit. Nüüd kell on ikka veel 5 hommikul. Nüüd on juba natuke võib-olla 5:20 on äkki. Bismillah. Niimoodi tuleb teed juua. Mingi, jah, mul on nagu sitt olla, aga ma ei ole valudes, ma ei ole nagu, ma teen asju ikkagi ise, vaata. Mingil määral kodus. Nii, meil on vaja vesi keema panna. Aga see ei tohi kuuma peale valada. Nii, ma magasin diivani peal mõned tunnid, aga mul vist tõusis palavik, mulle tundub. Ja ma ka kraadin ennast, aga ma ei tea, kas see kraadiklaas üldse töötab, ma arvan, et see ei funka. Vaatame siis, vaatame. Aga hea oli magada diivani peal. Aga igatahes jah, täna magasingi terve päev palavikuga ja see on normaalne reaktsioon kehale. Ma arvan, peale sellist retsi ja mingit, no põhimõtteliselt jah, kui sul ikka 2 nädalat järjest väga suures koguses steroidi ravi tehakse otse veeni, siis kuidagi see keha ju peab reageerima. Aitäh kõigile, kes mu YouTube'i vaatasid, kes mulle kirjutasid ebareaalselt palju. Kirjutasid ja ma olen nii tänulik, et olete nii lahked. Ja ma jagan seda lihtsalt jagada, mitte selleks, et keegi must kahju tunneks ja kedagi muretsema panna, vaid lihtsalt see on nagu teekond. Ja ma ütlen, see on nagu haigus, millest ei räägita.